Öine õlimäe nõlv. Kuu heidab sinakaid toone vanade õlipuude võradele, mille varjud langevad kuivetunud maapinnale, moodustades tumedaid kõhedust tekitavaid kujundeid. Nende varjude all on hulk magavaid, kerra tõmbunud inimkogusid, kes soojendavad endid üksteise läheduses. Veidi eemal on 3 mehe magavad siluetid. Tundub justkui oleksid nad otse pool põlvili asendist külili vajunud. Vaikust lõhetab nende kuklasse vajunud kurkudest kostev norskav korin. Veidi eemal on aga silmilmaas veel üks ärkvel inimkuju, keda jälgides võib selgesti aimata tema ahastavat hingeseisundit. Ta on heitlemas ja agoonias. Tema näolt voolavad alla suured higi ja veresegused pisarad, kastes noorte õlipuude juuri. Meeleheitlikud palvehüüded ühe mehe suust segunevad eemalt sügavalt magajate norsetega. Vaid kaugusest ühineb nendega saaki otsiva saakali huile ja tuuletasane sahin segab kõik need helid kokku üheks sümfooniaks. Sellist vaadet oleks siit näinud mööduja paasapüha hilisõhtul aastal 33 meie ajaarvamise järele. Kuid juhuslikke möödujaid sellel öösel siin ei olnud. Olid vaid need 12 meest, kelledest 11 magasid ja üks heitles oma elu suurimat võitlust. Need olid Jeesus ja tema 11 alles jäänud õpilast. Ja ta läks välja ja tuli oma viisi järgi Õlimäele. Ja kui ta jõudis kohale, ütles ta neile, palvetage, et ei satuks kiusatusse. Ta ise läks neist eemal, heitis põlvili maha ja palvetas, öeldes, isa, kui sa tahad, siis võta see karikas minult ära. Ometi ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine. Siis ilmus temale ingel taevast ja kinnitas teda. Ja heideldes raskesti, palvetas ta veel pinevamalt. Ja tema higi oli nagu verepisarad, mis langesid maa peale ja ta tõusis üles palvetamast ning tuli oma jüngrite juurde ja leidis nad magamast kurbuse pärast. Ja ta ütles neile, miks te magate, tõuske üles ja palvetage, et ei satuks kiusatusse. Jeesus oma jüngritega oli tulnud siia Õlimäe Jalamäele Sioni mäe ülemisest toast Kidroni oru teed pidi, kus asus õli pressimisega tegelev talu nimega Gat Shemanim, meie keeli kohandatult Ketseman, kus tegeleti õli pressimisega. Ilmselt võis Jeesus ka taluperemeest tunda. Miks aga ööbisid nad siin? Nad oleks võinud ju minna Marta ja Maarja juurde Betaaniasse, mis asus siit mäest ülesse ja veidi maad eemal Betaania külas. Seal oleks nad ööbinud ju palju mugavamates tingimustes, voodites linade vahel. Põhjus oli selles, et paasapüha kombestik nõudis, et paasapüha õhtusööma ajal osalenud palverändurid olid kohustatud ööbima Jeruusalemmas. Sellele nõudmisele aga oli tehtud järeleandmine, et sellel öösel laienes linna piir ka väljapoole linna müüre, luues üheks ööks nii-öelda suur Jeruusalemma. Viimane küla selles piiris oli aga Betfage, Betaania jäi juba väljapoole neid piire. See oli põhjus, miks nad ööbisid siin vaikses ja turvalises kohas, kuigi veidi jahedavõitu looduses. Seda aga teadis ka äraandja Juudas, kes oli väljunud enneaegselt jüngritele mõistetamatul põhjusel paasa söömajalt. Siin oli ideaalne koht Jeesuse kinnivõtmiseks, sest tema ümber olid vaid 11 relvastamata õpilast ja nii ei oleks see ka põhjustanud mingit rahvarahutust. Samal ajal, kui Jeesus palvetas ja heitles oma viimast vaimset võitlust, kogus äraandja väesalka, kellega tulla Jeesust arreteerima.
Evangeeliumitest loeme, et vähemalt 3 juhul valis Jeesus oma 12 välja 3. Peetruse, Johannese ja Jakobuse ning võttis nad endaga kaasa erilisele usaldusmissioonile. Muutmise mäe juhul, Jairuse tütre ülesäratamisel ja nüüd siin tema viimase võitluse juures Getsemanis. Olukorda arvestades mõistame Jeesuse jüngrite unega võitlemist. Esiteks, tund oli hiline, nad olid just söönud maitsva toiduportsjoni paasatalle ja kõike muud paremat ülemises toas ning õhustik oli täiesti turvaline. Nad olid koos Jeesusega, kellel oli meelevald ka kõige kohutavama tapja tormi üle. Nende õpetaja võis muuta mateeriat, toites masse vaid mõne leiva ja kalaga. Ta sulges kõikide suud, kes talle püünist üritasid panna. Siin ei olnud mitte midagi karta. Miks mitte magada rahulikult? Keset Getsemani aedaga on püstitatud selline väga kaunis kirik, mida kutsutakse 2 nimepidi. Esimene on kõikide rahvaste kirik, sellepärast et selle kiriku ehitamiseks annetasid raha üsna mitmed riigid ja rahvad. Aga tegelikult üks täpsem iseloomustav nimi sellele on Agoonia basiilika, sellepärast et see on just ehitatud kuskile selle sama koha peale, kus juhtusid need sündmused, millest me räägime selles episoodis. Eriline staatus oli aga 3 valitud jüngril, kellele Jeesus ilmutas selle hilisõhtuse palvekoosoleku põhjuse. Paluge, et ei satuks kiusatusse, sest liha on nõder. Siin oligi näha, et nende liha oli vägagi nõder ja võimetu vastu panema peale tikkuvale unele. Vaid neile oli Jeesus avaldanud enam varjatud infot selle hetke tõsidusest. Nad pidid koos Jeesusega palvetama, seisma, võitlema, kuid ka nemad ei suutnud enamat kui ülejäänud jüngrid. Nende silmad olid rasked unest. Tõenäoliselt ei olnud see vaid inimlik füüsiline uneväsimus, mis tuleneb suure kõhutäie toidu seedimisel aju uimasusest. See oli vaimse surve tulemus, et neid uinutada võlts turvalisuse mõttega, et ka nemad ei palvetaks. Kas pole see nii, et sageli, kui me hakkame lugema piiblit, tuleb peale seletamatult uimane olek? Meie vaenlane teab seda, et kui me paneme sõna endasse ja palvetame, siis see on ohuks temale. Seepärast võib ta meid vaimselt uimaseks teha. Martin Lutherist räägiti, et kord, kui tal ei tulnud õhtul und, ütles ta: Saatan, kui sa mind kohe rahule jätta, siis ma hakkan piiblit lugema. Ja koheselt suikus ta raskesse unne. Vahel väljendub see vaimne unisus ka selles, et su pea hakkab keset jutlust koosolekul nokkivaid liigutusi tegema rinnale vajudes. Vahel ei suuda sa leida endale piisavalt motiveeritust, et minna teiste kaaskristlastega ühisele palvele või et tõusta pisut varem palvetamiseks ja et täita end algavaks päevaks sõnaga. Selle unisusele järgi andmine teeb sind haavatavaks äkki tabavatele kiusatustele, just nii, nagu see juhtus jüngritega Getsemanis. See oli väga oluline hetk, kus palvetamine oli kriitilise tähtsusega. Nemad aga ei tajunud hetke tõsidust ning vaimse surve tõttu alati hulljulge Peetrus ei julgenud isegi teenija tüdrukule tunnistada, et ta tunneb Jeesust. Sõbrad, kiusatused tulevad meie kõigi peale. Need, kes ei ole end valmistanud, langevad neisse. Palveta, et sina suudaksid seista vastu vaenlase kiusatuse. Jeesus kordas oma palvesessiooni 3 korda ja jüngrid kordasid oma unne suikumist samavõrra. Samavõrdeline oli ka resultaat. Peetrus salgas Jeesust 3 korda ja kõik vägevad apostlid põgenesid kandade välkudes. Ja ta läks pisut eemale, langes silmili maha ja palvetas: Minu isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Ometi, ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan,
vaid nagu sina tahad. Selles Getsemani palves sai ilmseks Jeesuse tõeline sisu. Tal oli surmaahastus, ta tunnetas eelseisva tunni kuumust ja taaka ning seetõttu palub ta, et isa võtaks selle karika temalt ära. Kes meist ei palvetaks oma raskustes samasugust palvet? Kui meil on kusagil ihus või hinges valus, siis palvetame, et saaksime iga hinna eest leevendust. Kuid lõpliku otsuse jättis Jeesus siiski oma isale taevas. Jeesus oli täielikult pühendunud oma isa tahte täitmisele. Ta oli valmis seda tegema iga hinna eest. Kui lihtsalt loobuvad sageli kristlased taevase isa tahte täitmisest oma elus. Kui läheb raskeks, ütlevad nad, mulle aitab, liiga raske on, ma loobun. Jah, kõige raskem asi maa peal ongi teha kogu oma elu jooksul Jumala tahet. Kui keegi ütleb, et usk on nõrkadele, siis mõtle Jeesuse võitlusele Getsemanis ja vaata, kas sa suudaksid toimida temaga sarnaselt. Jeesuse kohta ütleb Hebra kiri, et ta tõstis oma silmad tasu poole. Ta nägi läbi oma surve, valu ja hüljatuse Getsemani aias meid, kes saame lunastatud. Ta nägi ülendust, ta nägi saatana võimu murdumist inimeste üle ja veel palju muid tulemusi, mida tema passiooni lõpule viimine saavutab. See andis tema verepisaratele põhjuse, et jätkata kannatades ja mitte loobuda. Vanades krottides või koobastes, kus on võimalik olla varjus külma ja talviste vihmahoogude eest, magasidki jüngrid. Jeesus aga läks kiviviski kaugusele ja palvestas seal ühe kivi peal. Tema 3 jüngrit ei olnud temast mitte väga kaugel, sest nad kuulsid Jeesuse sõnu ja nägid tema ahastamist palves, enne kui nad unne suikusid. Nad nägid tema stressi ja suurt pinget, ometi mõistmata selle põhjust. Märgiline on aga selle koha nimi. Meie keelde on see tõlgitud kui Getseman, mis tuleneb heebreakeelsest nimest Gatshemen, oliive purustama ja neist õli pressima. Selle nime sai see piirkond, sest kuskil siin Õlimäe veerel paiknes Jeesuse ajal oliivipress. Tõenäoliselt oli siin ka selle ajal palju oliivipuid, nagu on meil tänasenigi. Sellel öösel toimus Jeesusega siin oliiviõli pressimisele sarnane protsess. Nimelt oli oliiviõli pressimise 3 astmeline. Kõigepealt purustati oliivid massiivse kivirattaga koos kividega pastataoliseks massiks ja asetati pehmetesse punutud korvidesse. Korvid lauti üksteise peale ja nende peale asetati mitmesaja kilone raskus, mis pressis välja esimesena kõige puhtama ja kvaliteetsema õli. Seda õli nimetatakse täna neitsi õliks. See oli puhas ja kvaliteetne ja see kuulus vaid templiteenistusse ehk teisisõnu, see kuulus Jumalale. Sama protsessi korrati teist korda, lisades veel mitusada kilo oliivi korvidele. Õli, mis surve tulemusel taaskord väljus, oli samuti hea ja väärtuslik. Seda kasutati toidu valmistamiseks ja erinevatel eesmärkidel majapidamises. Kuid veel 3. kord lisati samadele oliivikorvide massile lisaraskus, mis pressis oliividest välja 3. portsjoni õli. See oli juba madalama kvaliteediga, mida sai küll edukalt kasutada kas lampides põletades või tõrvikutes või teha sellest seepi või muud kodukeemiat. Samas kohas, kus seniselt pressiti oliividest õli, oli Jeesus vaimse pressi all. Tema peale pandi kogu maailma kõikide ajastute inimeste sooritatud pattude koorem, haigus, needus. Jesaja ütleb selle kohta niiviisi. Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Jehova laskis meie kõigis süüteod tulla tema peale. Tõepoolest,
võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. täna on siin Getsemani aias meie selja taga väga vanad õlipuud, mille vanuseks loetakse kuni 2000 aastat. Need puud siiski ei võinud olla needsamad selle öö sündmuste tunnistajad, kuna aastal 70, kui roomlased piirasid Jeruusalemma, lõigati linna ümber maha kõik puud, et puumaterjali kasutada linna piiramisel. Kuid õlipuud on väga erilised, sest nende võsud ei välju tüvest, vaid otse juurest. Aga Iisai kännust tõuseb vitsuke ja võsu tema juurest kannab vilja. Õlipuu on sellepärast eriline, et sa võid ta lõigata maapinnalt maha. Kuid kui juur jääb maasse, siis varsti hakkab see taas võrsuma. Õlipuu on korduvalt maha saetud Iisraeli rahva sümbol ja ka Jeesuse sümbol, mis tõuseb kui vitsuke Iisai kännust ja kannab Jumalale rohkesti vilja. Kuid seda võime küll kindlalt väita, et nende puude juured on olnud selle öö sündmuste tunnistajateks. Võib-olla isegi langes mõnele nendest juurtest Jeesuse veresegused igipisarad, mis äärmiselt suure stressi ja survet tulemusel Jeesuse otsaesiselt maha nõrgusid. Sellele järgnevaid sündmusi kirjeldavad kõik 4 evangelisti. Samuti ka Jeesuse ristilöömist, matmist ja ülestõusmist, kuid igaüks neist rõhutab just neid elemente, mis sündmuste kirjutajale eriliselt silma torkasid. Rahulikult magavate jüngritele kõlas äratuskell. See oli kui ämbritäis külma vett une pealt pähe. Äkki oli nende ümber salk, ülempreestri hambuni relvastatud tõrvikutega varustatud sõdurid ja nende kiivrid ja mõõgad helkimas tulelontide peegeldusest. Seda, mis nüüd juhtuma hakkas, ei oodanud neist keegi. Ja kui Jeesus alles rääkis, enne tuli Juudas, üks neist 12 ja temaga oli kaasas suur rahvahulk mõõkade ja nuiadega, saadetud ülempreestrite ja rahvavanemate poolt. Aga tema äraandja oli andnud neile tähise. See, kellele ma suu tänan, ongi tema. Tema võtke kinni. Ja otsekohe astus Juudas Jeesuse juurde ja ütles, tere, rabi, ning andis talle suud. Aga Jeesus ütles talle, sõber, milleks sa siin oled? Siis nad astusid Jeesuse juurde, panid käed tema külge ja võtsid ta kinni. Otsustav hetk oli saabunud. Pimedus oli saanud meelevalla ja load teha omi tegusid. Pimeduse vürst ei saa ise midagi teha, kui talle ei anta selleks taevast luba. Aastaid oli Jeesus tegutsenud avalikult ja keegi ei saanud teda kinni võtta. Nüüd oli antud taevast see luba, sest isa salajane plaan pidi teostuma. Peetrus ilmselt arvas, et kohe-kohe jalutab Jeesus nende vahelt lihtsalt minema, nagu ta oli seda ennegi korduvalt teinud, kui teda taheti kinni võtta. Või teeb ta mingi ime või paneb nad lihtsalt mõne tabava lausega paika ja nad lahkuvad häbiga. Kui nähes, et midagi sellist ei juhtunud, otsustas Peetrus ise olukorra üle kontrolli võtta. Ja enne, üks Jeesuse kaaslastest sirutas käe ja tõmbas tukast oma mõõga ja lõi ülempreestri sulast ning raius kõrva ära. Siis ütles Jeesus talle, pista oma mõõg tuppe tagasi, sest kõik, kes mõõga tõmbavad, mõõga läbi hukkuvad. Kas sa arvad, et ma ei või oma isa paluda ja ta saadaks mu käsutusse praegu rohkem kui 12 leegioni ingleid? Aga kuidas siis saaksid täide minna kirjad, et see nõnda peab sündima? Kuigi Jeesus andis end 100% isa tahte täitmise alla, näeme me siiski, et tal oli kogu kannatuse ajast läbi minnes säilinud võime
paluda isa, et ta saadaks inglid teda päästma ja tema hukkajaid hävitama. Jeesus valis kannatuse ja surma. See ei olnud mingil määral kahetsusväärne õnnetusjuhtum, kus teda peksti ja lõpuks risti löödi, vaid tema otsus ja valik, mille kestel oli selle lõpetamine igal hetkel tema sõrmenipsu kaugusel. Jeesus ei olnud selles olukorras võimetu end kaitsma, kuid et kirjad täide läheksid, pidi ta kohati lihtsalt vaikima ja laskma sündmuste kulgemisel end kaasa viia. See oli määratud, et kõik just sünnib nii, nagu on kirjutatud. Kõik, mida Jumal taevas oli plaaninud, kõik, mida on ette ennustanud, läheb täide ka meie elus. Ainukese vahega, et meil pole võimet olukorda ise sekkuda. Hannes aga lisab ainukesena ühe huvitava, kuid olulise juhtumise Jeesuse kinnivõtmisest, mida mitte keegi teine ei kirjelda. Jeesus, kes teadis kõike, mis teda ees ootas, astus nüüd nende poole ja küsis, keda te otsite? Nad vastasid talle Jeesust Natsaretast. Ta ütles neile, mina olen see. Ka tema äraandja Juudas seisis koos nendega. Kui ta nüüd neile ütles, mina olen see, taganesid nad ja kukkusid maha. Taaskord näeme väga selgesti, et olukorra kontroll oli kogu selle aja Jeesuse käes. Taolist pilti oleme harjunud tavaliselt nägema evangeelse koosoleku palve järjekorras, kus inimesed Jumala väe all maha kukuvad. Kuid siin juhtus see sedapuhku Jeesuse kinnivõtjatega hoopis. Jeesus oleks võinud lihtsalt minema jalutada, jäteski nad sinna maha lamama. Aga kuidas siis oleks kiri täide läinud? Jumal ei olnud loovutanud saatanale kontrolli. Tema vägi oli Getsemanis, mis kukutas Jeesuse vaenlased näoli maha. Kuid et kiri täide läheks, oli saatanal luba oma plaan täide viia, ise sealjuures mõistmata, et ta on sellega endale jalga tulistamas. Ülimalt märkimisväärne oli aga Juudase märguanne sõduritele, kes ootasid temalt märki Jeesuse arreteerimiseks. Ta pidi minema Jeesuse juurde ja andma talle tervitussuudluse. Sarnase põsemusiga on tervitus tänaseni säilinud Lõuna-Euroopa rahvaste keskel. Selline oli tavapärane tervitus Jeesuse kaaslaste vahel, kes olid omavahel tuttavad või sõbrad. Nii tulebki Juudas Jeesuse juurde ja ütleb talle tere rabi ning annab talle suudluse, mille järele haaravad sõdurid koheselt temast kinni. Jeesus reageerib Juudase tervitusele küsimusega. Juudas, kas sa suudlusega annad inimese poja ära? Ei suudelda ju selle jaoks, et kedagi reeta või petta, vaid ikka sõpruse ja läheduse märgiks. Võime kohata Juudase suudlust ka sageli oma elus. Kui keegi käitub meie silmade ees kui sõber, kuid selja taga otsib võimalust, et meie jalgade alt vaip ära tõmmata. Siis saabus see hetk, millest Jeesus oli oma jüngritele ülemises toas ette öelnud. Te kõik hülgate mind ja taganete minust, kui see juhtub. Unesegased jüngrid, kes veel taipamata, mis õieti toimub, said äkki aru, et ka nende elu on ohus. Mispeale jooksid nad kõik kabuhirmus eri suundades laiali, nii kuidas jalad võtsid, püüdes igaüks päästa oma elu. Kui nad poleks seda teinud, oleks ka nemad ilmselt Jeesuse saatust jaganud. Selliselt toimiti tavaliselt tolle aja ühiskonnas, et ei tapetud vaid peameest, aga ka tema lähimad kaasosalised ja isegi pereliikmed. Markus kõneleb meile ühe omapärase poolkoomilise tseeni kellestki särgiväel noormehest, kes järgis Jeesust. Kui teda hakati kinni nabima, siis ta jättis oma alussärgi kinnivõtjate haardesse ja põgenes täiesti paljalt, tehes jänesehaaki siin õlipuude vahel. Ka see tundmatu paljas noormees pääses minema küll paljalt, kuid kindlast surmast
ja seda tänu oma väledatele jalgadele. Jeesuse kaheldati preestri sõdurite poolt ja siit algas tema teekond lunastuse töö täideviimise poole, mida keegi tema lähikondlastest ei suutnud aimata ega seda näheski uskuda. Juba järgmises episoodis liigume üheskoos Jeesusega mööda seda sama teed, mis viis teda samm-sammult lähemale oma saatuse täitmisele.